Sõjapidamises on üks vana ütlus: tunne oma vaenlast, mõista, kuidas ta mõtleb, kuidas ta võitleb ja mida ta selleks kasutab. Ukraina võttis seda nõuannet tõsiselt. Ukraina võttis ühe Venemaa relvadest, ehitas selle täiesti uuesti üles, tegi selle paremaks ja hakkas seda kasutama Vene sõdurite hävitamiseks. See on Molnja ja selle Ukraina kaksiku Bližgavka lugu. Molnja, mis tähendab vene keeles välgunool, on kinnitatiivaline kamikaze droon, mida Venemaa hakkas esmakordselt suuremas koguses kasutama 2024 aasta kevadel. See polnud muljetavaldava välimusega masin ega ka keerukas sõjatehnika saavutus. See oli ehitatud sisuliselt vanametallist ning kokku pandud väikestes töökodades, mis meenutavad pigem mööblipoode kui kaitsetööstuse tehaseid. Venelased ei leiutanud siin jalgratast uuesti. Nad varustasid selle elektroonikaga, mis pidi täitma vaid kõige elementaarsemaid navigeerimis- ja lennujuhtimisülesandeid. See oli kõige odavam viis lõhkeaineid õhku tõsta ja need ukrainlaste poole lennutada. Ja droon töötas, võib-olla isegi liiga hästi. Enne Molnja drooni oli droonisõja üldine raamistik Ukrainas suhteliselt hästi paigas. Sul olid väikesed FPV quadcopterid, mis olid võidusõidudroonide raamid, täidetud lõhkeainega, maksid $475–600 tükk ja olid lühikestel distantsidel surmavad. Siis olid sul raskemad pommitajadroonid, nagu Nemesis ja Vampire, mis lendasid kuni 15 miili kaugusele ja kandsid tõsist lasti. Aga need spetsiaalselt ehitatud quadcopterid olid piisavalt kallid, et neid kasutati endiselt ainult kõrge väärtusega sihtmärkide jaoks. Vähem tähtsate sihtmärkide jaoks ehitati nad kaugmaa ründedroone, mis suutsid teha strateegilisi lööke üle 100 miili sügavusele vaenlase territooriumile. Igal kategoorial oli oma eesmärk, oma tegevusraadius ja oma hinnaklass. Kuid kumbki pool polnud suures mahus kasutusele võtnud odavat keskmaa jaoks mõeldud kinnitatiivalist kamikaze drooni. Midagi, mis suudaks usaldusväärselt jõuda 20–30 miili rindejoonest taha, kanda piisavalt lõhkeainet, et hävitada sõiduk, varistada hoone või hävitada logistikakonvoi. Aga see muutus Molnja tulekuga. See täitis tühimiku keskmise ulatusega operatsioonides, mis oli omamoodi surnud tsoon, mitte ainult odavate droonide, vaid ka üldiselt rünnakute jaoks. Suurtükivägi ei suutnud seda alati täpselt tabada. Vähemalt mitte siis, kui ei tahetud kasutada parimat varustust, mis jätaks selle vaenlase suurtükiväe vasturünnakutele avatuks. Aga FPV-d ei suutnud nii kaugele lennata. Selle tühimiku täitmiseks oli Ukrainal tegelikult ainult lühimaa taktikalisi ballistilisi rakette nagu Atacms või kodumaiseid FP2 ründedroone, millest mõlema kasutamine vajalikes kogustes Venemaa rünnakutega võrdumiseks oli üsna kulukas. Aga Mjolnir täitis selle lünga hinnaga $300–800 ühiku kohta. Oma kõige tavalisemas Molnja 2 konfiguratsioonis kannab see 712 naelast lahingukoormust, lendab kuni 60 miili tunnis ja suudab tabada sihtmärke kuni umbes 30 miili kaugusel stardipunktist. Lennukikere on valmistatud vineerist, plastist ja alumiiniumtorudest. Elektroonika koosneb poest saadaolevatest standardkomponentidest, mis on peamiselt pärit Hiinast. Üks droonisõjale spetsialiseerunud sõjaanalüütik võrdles seda droonide AK-47-ga. See ei ole tehniliselt muljetavaldav, kuid on siiski lihtne, piisavalt töökindel ja seda saab toota tohututes kogustes ilma keeruka tööstusliku baasita. Molnir 2 tõi sellesse relvaklassi veel midagi, mida varem laialdaselt nähtud polnud, 2 tiivale paigaldatud propellerid ühe nina külge kinnitatud asemel. See muutis selle stabiilsemaks lasti kandmisel, parandas juhitavust tuules ning vähendas katastroofilise rikkeohtu lennu ajal. See muutis sellega mitmekülgsemaks selles osas, mida see suutis kanda. Kinnitatud Molnja lastide hulka on kuulunud standardsed killupead, termobaarilised laengud RPOA Shmel jalaväe raketisüsteemist ja TM-62 tankitõrjemiin. Viimane neist sisaldab lõhkeainet, mis vastab umbes 15 naelale trotüüli, mis on piisav, et hoone kokku variseks. Molnja suudab ühe neist toimetada logistikasõlme, mis asub 25 miili kaugusel rindest, ilma et ükski Vene sõdur peaks sellele lähedale minema. See keskmise kauguse ulatuse, märtimisväärse kandevõime ja alla $1000 maksumuse kombinatsioon oli umbes kuu aega droonisõja püha graal ning pani Ukraina analüütikud ettevaatlikult suhtuma väitesse, et neil on olukord kontrolli all. Nagu me varem käsitlesime, lakkas suhteliselt turvaline kaugus rindeliinist olemast turvaline. Ja see polnud veel kõik. Kuna droonidisain oli tehtud võimalikult odavaks või tõhusaks, oli selle muutmiseks konkreetsete kasutusjuhtude jaoks väga suur mänguruum.
See tähendas, et Venemaa ei kasutanud mitte ainult ühte Molnja mudelit, vaid terve rea veidi erinevaid mudeleid, mis algasid põhimudelist ja arenesid sealt edasi. Näiteks olid mõnel mudelil taga kiudoptilised juhtimisseadmed, mis küll piirasid nende tegevusraadiust, kuid muutsid need traditsioonilise elektroonilise segamise suhtes immuunseks. Teised mudelid olid varustatud termokaameratega, mis toimisid omamoodi öövaatlusena ja võimaldasid paremat sihtmärkide tuvastamist, kuid lisasid arenenud elektroonikale veidi hinda juurde. Samal ajal jätsid mõned teised mudelid kamikaze-droonide kontseptsiooni üldse välja. Selle asemel, et olla varustatud ühe lõhkelaenguga, mis sihtmärgi sees plahvatatakse, Molnja sisaldas selle asemel kõrglahutusega kaameraid ja gyroskoopilisi stabilisaatoreid, mis võimaldasid teha kvaliteetseid pilte rindejoonest ja edastada need operaatorile tagasi. Lisaks tähendab see, et droon on sisuliselt kokku pandud erinevate tehnoloogiate jääkidest, et tootmisprotsess on hajutatud. Nii kaua, kui tehas suudab osi kokku panna, saab ta luua uusi droone imporditud juppidest ja detailidest. See tähendab, et üks ainus rünnak tootmistehasele viivitab tootmist vaid seni, kuni mõni teine tehas saab ülejäänud osad kätte. Aga Ukraina suutis mitte ainult seda kontseptsiooni kopeerida, vaid ka seda täiustada. Algsel Molnja droonil olid tõsised konstruktsioonilised probleemid. Näiteks olid mõned komponendid kinnitatud kuuma liimiga, mis suvekuumuses vedelaks muutus. Drone'ide stardiprotsess nõudis endiselt täpselt mitme inimese koostööd, kus üks ainus viga tähendas, et droon kas ei tõusnudki õhku või kukkus kohe alla. Kuigi see võib tunduda tühise probleemina, on lahingu tingimustes, kus stardiaken võib olla vaid 5 minutit, droon, mis vajab õhkutõusuks 4 inimese täiuslikku koostööd, pigem koormaks. Bliskavka, mis tähendab välku, lahendas mõlemad probleemid. Struktuuriliselt nõrgad komponendid asendati 3D prinditud osadega, mis talusid laiemat temperatuurivahemikku ja korduvat kasutamist. Start muudeti automaatseks. Kui õiged lennuparameetrid on sisestatud, alustab droon iseseisvalt õhkutõusu, kõrvaldades täielikult inimliku koordineerimise vea võimaluse. Ukraina insenerid standardiseerisid ka kogu lennuki kereühendused, mis tähendab, et välitingimustes hooldust ja komponentide vahetust saab teha kiiremini ja väiksema veaohtlikkusega. Sidepidamissüsteeme uuendati ning kokkupanekuprotsessi muudeti rangemaks, et tagada suurem ühtlus kõigi seadmete vahel. Tulemuseks oli droon, mille hind oli umbes $810 tüki kohta ning mis ületab originaali töökindluse, lennuulatuse ja kasutuselevõtu lihtsuse poolest. Bliskavka saavutab kiiruseks kuni 68 miili tunnis, suudab lennata 80 minutit ja tõuseb kuni 2000 meetri kõrgusele. Ja kui kasutada signaali edastavat reledroon, suudab see tabada sihtmärke kuni 50 miili kaugusel stardipunktist, mis on umbes 2 korda suurem kui originaalse Molnja tõhus tegevusraadius. See reledrooni kasutamine retranslaatorina on iseenesest nutikas lahendus. Väike FPV-droon, mis on paigutatud operatsioonipiirkonnale lähemale, edastab juhtsignaali edasi, kahekordistades tõhusalt Bliskavka tegevusulatust, ilma et iga missiooni jaoks oleks vaja satelliitühendust, mis oleks lõppkokkuvõttes natuke liiga kallis turu ühe odavaima lahenduse jaoks. Bliskavka on loodud ühesuunaliseks löögiplatvormiks, kandes umbes 89 kilogrammist ühtset sisemist laengut, et anda sihtmärgile otsene tabamus. Vastupidiselt sellele on modulaarne ülesehitus ja koormuse seadistamine nähtav süsteemides nagu Jetmax, mis suudab kanda 2 rasket laengut või kuni 8 väiksemat laskemoona, et rünnata jalaväge, kergeid sõidukeid ja kaitsmata taristut. See paindlikkus tähendab, et üks platvormitüüp suudab katta laia valikut sihtmärkide kategooriaid, ilma et iga ülesande jaoks oleks vaja eraldi spetsiaalseid variante. 2025 aasta sügisel toimunud Defense Tech Valley Summiti ajaks oli Bliskavka juba rindele tarnitud. Seda arendanud ettevõte Viri Drone esitles samal üritusel ka täiendavaid platvorme, sealhulgas Sokieli luuredrooni, mis on mõeldud seeriatootmiseks, ja Jankoi mehitamata maismaasõiduki, mis on varustatud Starlinkiga ja suudab kanda üle 450 kilogrammi lasti. See tähendab, et Ukraina ei arenda Bliskavkat eraldiseisvalt. See on osa laienevast süsteemide portfellist, mida ühendab sama filosoofia. Tuvasta puudujääk, täida see odavalt, vii kiiresti lahingusse. Negatiivse küljena jagab Bliskavka oma fikseeritud tiibadega klassi põhilisi piiranguid. See on vähem manööverdamisvõimeline kui FPV-helikopter. See ei suuda hõljuda, see ei saa lähenemise ajal katkestada ja ümber positsioneerida samamoodi reageerides nagu multirootor. Tugev tuul mõjutab seda negatiivselt ja udu võib selle täielikult maa peale jätta.
Üks operaator ütles intervjuus, et ootab teadlikult tiheda udu hajumist enne missiooniga jätkamist. Liikuva sõiduki või sihtmärgi vastu, mis muudab asukohta stardi ja saabumise vahel, ei ole fikseeritud tiivaga droonil sama manööverdusvõimet kui FPV-l, mis suudab jälitada ja kurssi koheselt muuta, kuna see saab liikuda igas suunas, ilma et peaks sinnapoole pöörduma. Aga siin tuleb mängu raha. Nemesis raske droon, mis suudab hõljuda, ümber positsioneeruda, rünnaku katkestada ja baasi tagasi pöörduda relvastuse täiendamiseks. Maksab ühe lennuki kohta $10,000 ning vajab maapealset meeskonda, turvalist stardikohta, Starlinki seadmeid ja 2 väljaõppinud operaatorit vahetuse kohta. Liis Kafka maksab sellest vaid murdosa ning 4-liikmeline meeskond saab selle ette valmistada 10 minutiga ja välja lasta põllult pneumaatilise katapuldiga. Liis Kafka ei püüa teha seda, mida Nemesis teeb. See püüab teha seda, mida teeb suurtükivägi, jõuda keskmiste kaugusteni ja tabada sihtmärke, kuid odavamalt kui mürsk ja täpsemalt kui valang. Selles rollis on püsitiibse droonipiirangud vastuvõetavad kompromissid. Kui soovid rohkem teada Ukraina droonide arengutest, siis kindlasti telli kanal. Me postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõige värskemaid sündmusi nii Ukrainas kui ka ülemaailmses geopoliitikas. Kuigi Ukraina suutis Molnja ründeedu korrata ründevõimekuse osas, siis neil droonidel puudub tegelikult reaalne võimalus üksteist sihtida. Nende peamine eesmärk on rünnata maasihtmärke, mitte pidada väiksemas mahus õhulahinguid. Ukraina pidi end siiski kuidagi Vene droonide eest kaitsma. Vastuseks on siin kihiline süsteem ning see kihilisus ise on väga oluline. Selgub, et Molnja vastu võitlemiseks on vaja meetmete kombinatsiooni, sealhulgas marsruudiluuret, tulemeeskondi, elektroonilist sõjapidamist, insenertehnilist kaitset võtmealadel ja rangemaid ohutusprotseduure liikumise ajal. See, kuidas see praktikas välja näeb, on hämmastav saavutus sõjataktikas, tehnoloogilises arengus ja inseneritöös, mis on sündinud vajadusest. Elektroonilise sõjapidamise segajad on esimene kaitseliin, mille eesmärk on häirida raadiosignaali teel juhitavaid Molnja droone enne, kui need sihtmärgini jõuavad. Teine kinetiiline kiht on väikesed droonitõrje tulemeeskonnad, kes on varustatud relvade ja modifitseeritud õhutõrjevarustusega. Kolmandaks on füüsilised tõkked. Näiteks Izjumi Slobjanski teel on ehitatud 25 miili pikkune võrgutunnel, et kaitsta logistilisi marsruute Vene droonide eest. Võrk on spetsiaalselt projekteeritud ja üles pandud selleks, et püüda kinni madalal lendavaid fikseeritud tiivaga droone olulistel varustusteedel. Antidroonivõrgud sõidukitel juhtimispunktide ümbruses ja vägede liikumiskoridoride kohal on muutunud tavapäraseks. Lõpuks on Ukraina loonud ka spetsiaalsed püüdurdroonid, mis on väikesed 4-krootoriga droonid, mis kas viskavad väikseid lõhkekehi või on varustatud muudetud šrapnellrelvade või löökseadmetega, et vaenlase droonid taevast alla tuua. Näiteks tootis Ukraina ainuüksi 2025. aastal 100 000 püüdurdrooni, mille lahinguülesannete edukuse määr ületas 60%. Keskmiselt 25 korda väiksema hinnaga kui lääne õhutõrjeraketi kasutamine sama püüdmisülesande täitmiseks. Me vaatame pidevalt arenevat droonitõrje ökosüsteemi. Ukraina on loonud midagi, millega palju suuremad armeed pole hakkama saanud. Kõikehõlmav kihiline droonitõrje arhitektuur, mis töötab samaaegselt mitmes valdkonnas, mida pidevalt uuendatakse lahinguvälja tagasiside põhjal ning mis on piisavalt odav, et säilitada oma ulatus. Molnja ja muud Venemaa droonide arengud sunnivad Ukrainat sisuliselt seda üles ehitama. Ja sellega võib Venemaa olla andnud Ukrainale kaitseraamistiku, mis kestab kauem kui see sõda. Samal ajal arendab Ukraina oma ründedroonide võimekust märksa kaugemale, kui Venemaa on suutnud pakkuda samas hinnaklassis. Nemesis rügemendi Starlinkiga varustatud raskepommitajad tegutsevad sadade kilomeetrite kauguselt. Ukraina keskmaa ründedroonid suudavad kanda üle 90 kiloseid lõhkepäid ning neid on kasutatud Vene radarijaamade, õhutõrjesüsteemide ja lennukite ründamiseks. Need ei ole lahinguvälja lähitoetuse relvad. Need on täppislöögivahendid, mida juhivad meeskonnad, kes asuvad sihtmärgist kaugel. Droonide sellisel viisil kasutamise strateegiline mõju on midagi, mida tänapäevases sõjapidamises pole tegelikult varem nähtud. Venemaa peamine eelis siiani on olnud nende valmisolek inimelusid ohverdada, kasutades massilisi jalaväerünnakuid ja lihalainerünnakuid, aktsepteerides katastroofilisi kaotusi, et aeglaselt edasi liikuda. Droonisõda, kus päästikut vajutav inimene asub 10 või isegi 100 miilide kaugusel rindest, võtab selle vahendi Venemaa käest peaaegu täielikult ära.
Sa ei saa ähvardada operaatorit, kes istub kontoris. Sa ei saa üksust suurtükitulega verest tühjaks lasta, kui operaatorid on Starlinki ühenduse ja ekraani taga. Ukraina ehitab süstemaatiliselt üles sõjaväge, kus kõige ohtlikumad tööd teevad üha enam masinad, mida juhivad inimesed, kes on kättesaamatus kohas. Ja Ukraina armee ametnikud väidavad, et tegid sõjaajalugu 2025 aasta lõpus, kui paigutasid rindepositsioonile ühe maismaadrooni, mis oli varustatud kuulipildujaga ja suutis seda positsiooni hoida peaaegu 6 nädalat. Nagu ütles Ukraina 3. armee korpuse Mikola Tsinkovitš, oli positsioonil kohal ainult UGV-süsteem, mis tähendab mehitamata maismaasõidukit. See oligi põhikontseptsioon. Seejärel võttis ta strateegia kokku 4 sõnaga. Robotid ei veritse. Kuidas Ukraina siia jõudis? Bliskavka ei ole esimene kord, kui Ukraina on jälginud, kuidas Venemaa tutvustab uut droonivõimekust, seda uurinud, lahti muukinud ja mõne kuu jooksul Ukraina versiooni kasutusele võtnud. Sama juhtus ka fiiberoptiliste FPV-droonidega. Esmakordselt kasutas Venemaa neid 2024 aasta kevadel. Täpsemalt 7. märtsil 2024 jagasid Ukraina väljaanded pilte kinni püütud Vene fiiberoptilisest FPV-droonist, mis kasutab raadiosignaalide asemel õhukest fiiberoptilist kaablit, muutes selle täielikult elektroonilise segamise suhtes immuunseks. 18. märtsiks oli Dronaria, Ukraina droonide arendusgrupp, esitlenud oma enda fiiberoptilise drooni prototüüpi. Vaid 11 päevaga mindi vaenlase kinni püütud seadmetest töötavate Ukraina prototüüpideni. Täiemahulise sõja tehnoloogilises kassihiire mängus on sageli just Ukraina see, kellel on parem innovaatore maine, motiveeritumad insenerid ja vabatahtlikud, kellel on lubatud töötada paindlikumas keskkonnas. Sageli, kui mõni uus Ukraina toode või lahendus osutub lahinguväljal tõhusaks, näiteks FPV-drooni varajane kasutamine, kipub Venemaa seda kopeerima ning suurendab tootmist või ostmist. Kiudoptiliste lahendustega oli Venemaa esimene. Ukraina vastas 2 nädala jooksul prototüübiga ja mõne kuu jooksul olid kasutusel juba töökorras versioonid. 2024 aasta lõpuks, kui Hiina tehased suurendasid tootmist tänu suurtele Vene tellimustele, kiudoptilise kaablirulli hind langes märkimisväärselt. 2023 aastal maksis üks rull kuni $1500, kuid 2025 aastaks oli 10-kilomeetrise rulli hind umbes $500 ning täielikult komplekteeritud kiudoptilised droonid maksid umbes $1000 kuni $1500. Mõlemad pooled said madalamatest hindadest kasu, sest Venemaa ostis kiudoptilisi kaableid otse, samal ajal kui Ukraina kasutas ära seda, et lääneriikidel oli see juba laos olemas või nad said seda Hiinast osta. See aitas lõpuks kaasa Venemaa tõhusale kiudoptiliste droonide kasutamisele, mis on elektroonilise sõjapidamise segamise suhtes immuunsed tänu oma fiiberoptilisele kaabliühendusele, võimaldades neil usaldusväärselt sihtmärke tabada ja Ukraina operatsioone häirida. Sama tsükkel kordus Molnjaga. Venemaa kasutab seda. Ukraina saab mõned eksemplarid kätte, Ukraina insenerid võtavad need lahti, tuvastavad puudused ja ehitavad parema versiooni. Bliskavka on eesliini teenistuses. See tsükkel töötab Ukraina kasuks kindla struktuurse põhjuse tõttu. Venemaa sõjaline areng, isegi vabatahtlikud ja rohujuure tasandi uuendused toimuvad tsentraliseeritud juhtimisstruktuuri sees, mis nõuab kinnitusahelaid, hankemenetlusi ja institutsionaalset heakskiitu. Ukraina süsteem toimib peamiselt detsentraliseeritud vabatahtlike insenerivõrgustike ja tsentraliseeritud nutika süsteemi koostöös, mis kogub teavet rindelt ja jagab seda tootjatele ning disaineritele. Selles ulatuses saab Ukraina sõjaliste süsteemide arendus liikuda prototüübist standardiseerimiseni ja rindele saatmiseni tunduvalt lühema ajaga. Kui Ukraina rinderühma insener ehitab 2 ühendusega, fiiberoptilise ja raadiohübriidiga drooni, mis maksab veidi rohkem kui tavaline mudel ja lahendab püsiva rikkeprobleemi, saab tootja kiiresti disaini ametlikuks muuta ja toota katsepartii. Testimissüsteem jagab seejärel prototüübid rindele laiali, jälgides nende tegelikku toimivust enne, kui otsustatakse ametliku arenduse või edasiste muudatuste üle. See arendusmudel on traditsioonilisest Vene ja isegi lääne hanke- ja testimisnäitajatest mitu sammu ees. Ja see on nii, sest Ukrainal pole lihtsalt aega oodata. Ukrainal pole Venemaa rahvaarvu, Ukrainal pole Venemaa tööstuslikku mastaapi, Ukrainal pole Venemaa suurtükimürskude tootmiskiirust ega tankide varusid. Aga Ukrainal on insenerikultuur, mis reageerib lahinguvälja probleemidele päevade, mitte kuudega.
hankesüsteem, mis on piisavalt paindlik, et võtta rühma inseneriväljal tehtud muudatused ametlikult kasutusele nädalatega. Ja lähenemine droonisõjale, mida on täiustatud 4 aasta jooksul kõige intensiivsemas mehitamata süsteemide lahingus sõja ajaloos. Kõige tähtsam on aga see, et Ukraina teab väga hästi, et neil on ajaga kiire. Kui Venemaa otsustab tuumanuppu vajutada, pole Ukrainal selle vastu vastust. Ja droonide rindele saatmisega saab saavutada vaid nii palju, kui sul on umbes poole väiksem aktiivne sõjavägi. Aga seni, kuni see Ukraina vastuarengutsükkel kestab, ei püsi Ukraina mitte ainult Vene drooni innovatsiooniga sammu, vaid hoiab ka edumaad. Sest tõestatud disaini täiustamine on alati kiirem kui täiesti uue leiutamine. Ja praegu on Ukraina väga osav selles, et võtab üle selle, mida Venemaa käiku laseb, ja annab selle veel tugevamalt tagasi. Venemaa ehitas odava haamri. Ukraina võttis selle üles, teritas seda ja hakkas sellega vastu lööma. Ja kui sa tahad teada, kuidas Ukraina vastab veel hävitavamate relvadega, vaata seda videot. Ja et olla kursis viimaste arengutega ülemaailmses geopoliitikas ja sõjanduses, vajuta kindlasti tellimisnuppu ja teavituskella.